Tere seminarile. Tutvustame siis Suvemäe ja mis meie projekt on järgmiseks aastaks. Minu nimi on Charlie Moreno Romero. Mina olen Suvemäe õppejuht ja minu kõrval on Mari-Liis Sults, Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor. Palun, Mari-Liis. Ja Suvemäe on siis meil nagu selline klassitüüp, et kui muidu tavaliselt koolides on A, B, C, K klassid, et siis meil on olemas ka S-klass ehk siis Suvemäe klass, kus õpilased õpivad eraldi natuke õppehoones, et neil on natuke rohkem ruumi ja vabadust seal. Ja nad siis kuuluvad ikkagist nagu Tallinna Kunstigümnaasiumi alla, et siis tegelikult õpilased käivad Tallinna Kunstigümnaasiumis, aga Suvemäe klassis siis nagu. Ja me peame siis lihtsalt, kuna tegemist on nagu munitsipaalkooli juures oleva kooliga, siis me peame need lapsed nii-öelda klassidesse nagu paigutama oma vanuse järgi, aga siis nagu Charlie räägib, siis tegelikult me neid nii ei õpeta, et siis me õpetame neid nii, et nad on nagu rühmades koos, ehk siis 1. kuni 3. klassi lapsed on koos, 4 kuni 6 ja 7 kuni 9. Ja osad lapsed siis saavad ka võib-olla õppida midagi varem või õppida midagi hiljem, et kuidas nad ise tunnevad. Et muidu siis on ikkagist puudujaid märgime oma süsteemi järgi, sest seda me peame tegema. Paneme nii-öelda hinnanguid või hindeid, aga teeme seda natuke teistmoodi kui tavakoolis, et siis koostöös õpilase siis coachi ja õpilase enda arvamusega ja lapsevanema arvamusega ja siis lapsel on ka suurem nii-öelda valikuvõimalus tunniplaani osas, et ka seda Charlie räägib, et tunniplaan ei ole siis nii jäigalt ette määratud kui tavakoolis, et mingid need tasemetööde ja riigieksamitega seotud õppeained on nagu tunniplaanis olemas, aga seda on ainult siis 50% või isegi vähem ja ülejäänud tunnid siis sinna tunniplaani kas õpilane valib ise või siis lausa loob ise, et need, kes suudavad juba rohkem iseseisvamad olla, mõtlevad ise omale need tegevused välja ja saavad siis neid tegevusi läbi viia. Aga ma rohkem monoloogi ei pea, et Charlie saab ilusti need kõik teemad ära rääkida ja siis kui vaja, ma siis kommenteerin juurde. Suurepärane, aitäh, Mari-Liis. Siis alustame. See on meie koolipilt ja meie lapsed ja mis täpselt teeme, see on orienteeruv kava. Juba alustame. Siis mis Suvemäe on? On palju asjad, mis on, ütleme niimoodi, Suvemäe oma. Ühel pool meil on ringid, kus me otsustame lastega. See on väga oluline, kuidas meie seotame reeglid, kokkulepped koolis Suvemäel. Et meie eesmärk on see, et kõik tunnevad hästi, et kõik tunnevad teretulnud, et saavad ka keskenduda oma õppimise ja oma huvides. Meil on ka väga oluline toetada, kuidas lapsed õppivad ja kuidas õpivad õppima. Tavaliselt me näeme, me oleme märganud, et lapsed õpivad ja kokkuvõte on see, et hind on kõige olulisem. See produkt, ütleme niimoodi, see toode, see lõpptoode. Meile seda ei piisa. Meie eesmärk on see, et laps inimene hakkab õppima, kuidas ta õpib paremini. Selle jaoks meil on coachingud. Meie coachid siis on valitud õpilastest. Nemad ise lapsed valivad oma coachi ja nendega siis me alustame õppima, kuidas me õpime paremini. Septembrikuus me tegime sellel aastal, selle õppeaastal ja järgmisel õppeaastal me teeme samuti. Me korraldame õpioskuste masterclassi. Mis see tähendab? See tähendab, et me ei hakka keskenduma ainult sisu poole, aga meie eesmärk on see, et lapsed hakkavad omandama õppimist, kuidas loevad teksti, kuidas teevad kokkuvõtte oma sõnadega, kuidas leiavad informatsiooni, kuidas võrreldavad informatsiooni, kuidas esitlevad, kuidas ka osalevad Suvemäel, kuidas saavad seotada õppekava teemad
oma huvidega. See on väga oluline ja see võtab aega, aga me oleme märkanud, kui oluline on lastele, kui neil on need vundamendid, et hakkavad siis ise kontrollima, neil on vaja giid, neil on vaja toetust, aga kui nemad teavad, kuidas õpivad paremini, siis hakkavad omandama oma õppimist. See ei ole kiir, see võtab aega ja mõnikord on väga raske, sest lapsed tulevad oma kogemustega, et ütle mulle, mida ma teen ja siis ma kordan seda või ütle mulle, millest ma uurin ja siis ma leian Vikipeediast ja esimene lause ja ma loen seda klassis ja siis on kõik super. Aga see ei ole õppimine, see on õppimine ja meie eesmärk on see, et inimene oskab õppida seda, mida ta tahab oma tempos, oma stiilis, meie toetav seltskonnas. Nii, siis mis on meie eesmärk lõpuks, on leida see tasakaalu, kuidas me saame leida aega akadeemilise õppimise jaoks, see, mis on õppekavas, riiklik õppekavas ja et on piisavalt aega laste huvide jaoks. Siis enam-vähem me oleme korraldatud niimoodi, et on tunniplaanis on 50-50, 50% akadeemilise õppimiseks ja 50% oma huvide jaoks. Need huvid siis seotud klubide kaudu või projektide kaudu. Meil on ka projektid, mis on ühiskonnaga, ütleme niimoodi, Unicorn Squad näiteks on tüdrukutele, et saavad arendada informatsiooni tehnoloogia, infotehnoloogia oskused. Ja siis me saame ainult tüdrukutele selles grupis toetada ja uurida koos. Meil on ka noorte kohtumised, kus noored saavad kokku teiste noorte inimestega. Need, kes tulevad, räägivad vene keel või eesti keel või inglise keel ja siis me hakkame ehitama see kultuurselt seltskond. Me osaleme ka online demokraatik tunnides, mis toimuvad 2 korda aastas, kus lapsed Kanadas näiteks korraldavad töötuba ja meie lapsed ka saavad seda teha ja siis on väga rikas kogemus nende jaoks, et saavad jagada, kuidas tunnevad, mis on raske ja saavad ka natukene avada, mis see maa on ja kuidas meie maailm on seotud, kuidas lapsed teisel pool maailma saavad ka õppida oma tempos. Meil on ka projektid seal, kui ma räägisin masterklassist, meil on ka see eesmärk, et järgmisest aastast me hakkame korraldama projektid ja projekti teemad on palju, näiteks tehnoloogia, tervis, näiteks kultuur ja ühiskond on teine ja siis iga kuu meie eesmärk on see, et me saame toetada lapsi, et nemad saavad uurida ka oma riiklik õppekava kohustuseid täita, aga teevad seda koos teiste õpilastega, kes ei pea olema samast klassis. Me oleme märganud, kui oluline see on age mixing, kui lapsed on koos teiste lastega, kes on erinevates klassides. Ja kuidas nemad siis koos hakkavad ehitama need kogemuste sillad, ütleme niimoodi, et hakkavad koos tööd teha ja uurida ja õppida koos. Vanemate pool kindlasti me suhtleme palju, me tahame toetada vanemad ka kodus,
kuidas väljendada oma ootused lastega, kuidas leida kokkulepped koos lastega. Meie lõpuks meie missioon on see, et laps hakkab vastutama oma õppimisest. Jälle, see ei ole nii lihtne, see võtab aega. Kui lapsel on rohkem vabadus, siis see vastutus tuleb loomulikult. Ja kui laps tunneb, et näiteks meil ei ole hindeid, et miks ma pean seda õppima, siis me mõtleme koos nendega. Me mõtleme, kuidas me kujutame, et me anname kuju oma projektidele, et ka arvestab oma huvid. Perede pool me palume annetused iga semester 30 € õpilase jaoks. Selle rahaga siis me ostame kunstitarbeid, me ostame paberid, me ostame raamatuid. Mõnikord me maksame siis muuseumi piletid, kui muuseumid on lahti, loodame, et see toimub varsti. Ja siis on väga oluline, et meil on selge see idee, et kool kindlasti aitab lapsi õppima, aga kool on ka see agent, mis toetab ka pere. Ja toetab pere ja lapsi, et õppimine on oluline ja on soovilik oma ellu. Mis eluplaan on? See on väga huvitav idee, et see võtab aega jälle, aga me tahame, et iga laps võtab omandust oma õppimises ja oma elus. Nii, mis väljakutsed võiksid olla? No ühel pool on see kooli pohmell. See tähendab, et lapsed tulevad oma ideedega, lapsed ja pered, mis õppimine tähendab, mis on oluline õppimine, mis ei ole oluline. Kuidas ma õpin? Võib-olla enesehinnang mitu korda on hästi vähe. Lapsed ei tunne, ei taha eksida, ei taha proovida mingi riskid saada. Ei tohi küsida appi. Need on need ideed ja need suhted, mis on suur väljakutse meile. Aga me oleme märkanud, et kui me anname lastele aega, me anname toetus ja laps tunneb, et keegi ei hakka hindama neid, aga toetama, siis lapsed hakkavad avanema ennast ja oma oskuseid. Meile see koolikultuur on väga oluline, kuidas me lahendame konflikte, kuidas me otsustame koos, mis kokkulepped on. See pilt, mis te näete seal, on meie suvemaja ring. Iga nädal, üks korda nädalas me istume ja siis me otsustame, mis me teeme järgmisel nädalal, kas on mingi probleem või on mingi üritus, kuidas me korraldame need programmid või projektid, mis neil on. Praegu näiteks 2 tüdrukut tahavad korraldada õppevahetust Itaalia kooliga, siis meie ka toetame selle jaoks, aga on väga oluline, et lapsed ise hakkavad võtma vastutus oma huvide jaoks. Ei ole see, et meie hakkame korraldama kõik projektid ja võib-olla nemad tahavad osaleda. Meie toetame neid, aga me istume seal sellepärast, et lapsed on väljendanud ja on valmis vastutust võtma, pingutada. See on väga oluline, see on koolikultuuri osa ja see võib-olla on midagi, mis võtab aega. Meie missioon on ka toetada see tasakaalu, individuaalse arengu ja koostöö, kuidas me ei unusta, et lapsed on ühised, aga nemad ka saavad õppida teistega eest, saavad õppida koos teistega. Ja selle jaoks on väga oluline, et me tahame, et Eesti ühiskond tuleb ka suvemaele.
Mis see tähendab, et meil on külalised, me kutsume ka vanemad, me tahame korraldada järgmisest aastast niimoodi, et vanemad saavad tulla vähemalt üks korda semestril ja siis korraldada töötuba, mitte üksi meie toetusega kindlasti, aga saavad jagada oma kogemused, saavad jagada oma teadused, mida teevad, selgitada seda, mida teevad. Näiteks meil on olnud vanemad, kes on korraldanud mängud inglise keeles. Teine korraldas töötuba, kus selgitas, kuidas raha töötab, kuidas eelarve kirjutada. Ja on palju inimesed, kes tahavad jagada koos lastega seda, mida teevad. Meile on väga oluline, et suvemaja ei ole mingi babu, kuidas on babu, ma ei tea, et ei ole mingi välja mõeldud asina. Jah, et ei ole nagu isoleeritud, aga on koos ehitab ühiskonnaga. Me suhtleme tihti vanemadega. See on väga oluline, et me toetame teist. Homme näiteks meil on peredega koolitus pereterapeutiga, kus me hakkame mõtlema koos, kuidas näiteks konflikti lahendada kodus, kuidas toetada laste motivatsiooni elus, eks ole, mitte ainult õppimise jaoks. Ja vanematega me suhtleme e-kooli kaudu, seal me paneme siis puudumised, me selgitame enam-vähem, mis toimub tunnides, me kirjutame need, me jagame olulist informatsiooni ja meil on ka Facebooki gruppi, kus me suhtleme, me pakume üritused, nemad ka pakuvad meile ja me ehitame see koostööd. Lastega me siis kasutame Drive'i ja Discordi ja Discordis näiteks me jagame nendega lastega informatsioon tundidest. Me suhtleme selle kaudu ja see on koolikultuuri osa, et kuidas meie räägime. Meil on väga oluline, et täiskasvanud koolis ja ka kodus räägivad lastega sama austusega, kui räägitakse teise täiskasvanutega. Ja lapsed tunnevad seda ja väärtustavad. Suur väljakutse kindlasti on COVID. Praegu me oleme distantsõppel. See on väga raske lastele ja meile ka. Peaaegu kõik ütlevad, ma tahaks tagasi kooli. Meil on lapsed, kes laupäeva hommikul, kui me oleme koolis, laupäeva hommikul oli kurvad, et täna ma ei käi koolis, kuidas nii? Sest väärtustavad see terve seltskond, eks ole, see fakt, et neil on mingi väljakutsed, akadeemilised, kognitiivsed, intellektuaalsed väljakutsed, aga samal ajal neil on oma aega, et saavad joonistada, saavad tantsida, saavad mängida lauatennist või kaardid või lugeda või räägida elust teistega. Praegu siis on väga raske, aga loodame, et vähemalt väiksed 1. kuni 4. klasside õpilased saavad tulla tagasi kooli maikuust. Meile see COVID on suur väljakutse selle jaoks, et koolikultuur on väga raske arendada, kui me oleme, igaüks on kodus. Konfliktid ei ole ja võib-olla keegi ütleb, et see on väga hea, et konfliktid ei ole, aga tegelikult konfliktid on väga positiivsed, sest konfliktide jaoks me saame koos otsustada, mis on kokkulepped, me saame koos leida lahendusi. See on, mis inglise keeles on divergent thinking, mitmekesi mõtlemist. Ja me ei hakka õpetama need, täpselt see, mis on inimese õpetusõppekavas või ühiskonna õpetusõppekavas. Me ei hakka õpetama, me elame need väärtused.
me ei saa räägida demokraatiast, kui meil on mingi diktatuur iga päev tunnides. Me proovime jagada need ideed ja need suhted ja need tegevused nendega. Ja nemad on väga targad, et hakkavad ise reguleerima, hakkavad ise koos otsustama. Ma annan teile üks näide. See nutitelefonide väljakutse, mis praegu toimub. Algusel me otsustasime, et proovime, vaatame, mis see eneseregulatsioon tähendab. Aga seda ei töötanud, sest kõik ei saanud reguleerida. Igaüks otsustas, et nüüd ma tahan 3 tundi, 5 tundi ekraani taga olla. Siis me viime see teema Suvemaal ringile ja siis me hakkasime otsustama, peavad olema piired. Piired on funktsionaalsed, piired on igal. Siis kuidas me seda teeme? Nemad ise pakkusid. Korraldame siis 1 tund. Iga päev peab olema 1 tund, kus me saame kasutada telefoni meelelahutuse jaoks. See toimub, kui me oleme koolis kindlasti, see toimub iga päev kella 12:00 siis neil on oma aeg. Oma aeg tähendab, et nemad saavad jooksta, mängida õues, lugeda või olla ekraani taga ja mängida oma mängu. On väga tore näha, kuidas nemad ise hakkavad meenutama teist, et kuule, on juba aeg, eks ole, lähme õue, sa juba olid tunni aja telefonis, lähme ja teeme midagi muud. Et see tegelikult toimub, kui lapsed ise, neil on see kogemus, et ise reguleerida. Kui neil on vaja mingi politsei, kes kogu aeg kontrollib, siis ise ei reguleeri. See on meie kogemus ja me näeme, et see töötab. See on üks näide, kuidas meie tunniplaan töötab. Siin, kui te näete, 2 tunnid on korraldatud õppimist ja õpetamist matemaatikas, eesti keeles ja lõõdusõpetus. Siis meil on teised tunnid, mis on klubid, nagu kokandus, kunstiklubi, meil on kehaline kasvatus, meil on coachingud, oma huviaeg, siin on puutöö, inglise keele tunnis, filosoofia, vene keel. Ja siis koos nendega me hakkame mõtlema, mis on vaja, mis on puudu. Praegu eelmisel reedel me jagasime nendega küsitlus. Me tahame tagasiside saada nende käest. Et siis saame teada nende arvamustest ja kuidas mõtlevad, kuidas arvavad need, mis tuleb teha, et Suvemaa oleks paremini. Me valjendame väga nende tagasiside. Me valjendame väga, näiteks siin on mediation committee, see on see ring, kus me lahendame konflikti. Meil on praegu 5 põhilised kokkulepped, stop, reegel, keegi segab, stop ja teine peab lõpetama. Minu nimi, keegi ei saa mind kutsuda nimesid, minu keha, keegi ei saa mind lüüa, hoida, lükkada. Minu asjad, keegi ei saa minu asjad võtma või kasutada ilma lubamata. Minu tunned, kuidas ma väljendad oma tunneid, see on minu vastutus. Me proovime anda nendele tööriistad, et saavad väljendada positiivselt oma tunneid ja saame koos leida lahendusi. Ja lõpuks järgmisest aastast me tahame korraldada meie maa, kuidas me käitume keskkonnasõbralikumalt. Nemad on väga aktiivsed ja me oleme seda märkanud. Nemad tahavad võtta vastutus ja tahavad osaleda. Kui me võtame nende ideed tõsisemalt, siis nemad võtavad see vastutus. Kolmapäeviti, kui on, ütleme niimoodi, et see on koolane tunniplaan, tähendab, et iga päev oli vähemalt 1 korda nädalas.
oli üks rühm kodus. Kolmapäeviti me tegime coachingu ja iseseisev õppe. Nagu ma ütlesin enne, me õpetame eesti keel, matemaatika, lõdvesõpetus ja siis on teised ained, näiteks ajalugu, inimese õpetus, ühiskonnaõpetus. Ja nendega siis me korraldame iseseisev õppeprojektid. Me vaatame koos lapsega, mis on õppekavas, mis on need kohustused ja me vaatame, mis nende huvid on. Me paneme koos kokku, siis hakkame õppima ajalugu, aga me õpime nende huvide perspektiivis. Näiteks üks tüdruk praegu korraldab, mis on lauamängude ajalugu ja siis selle kaudu ta peab õppima, kuidas inimesed elasid või ta õpib ise, ta ei pea, ta õpib, kuidas inimesed elasid Egiptuses, mis nende mäng oli, kes sai mängida, kuidas see töötas, kuidas oli Go Jaapanis, kuidas oli näiteks Aztekide jalgpalli, kuidas see töötas. Siis me integreerume nende huvid õppimise sisse, ütleme niimoodi, õppimisesse. Ja meil on ruumis niimoodi, et saavad ka pakkuda oma huvid. Eks ole, et korraldame siis klubid, kui neil on see huvi, siis teeme ära. Eks ole, et leiame inimesed, kes saavad toetada meid sellega. Mõned mõtted. Hirm, me kardame palju, eks ole, et see ei ole lihtne usuldada, et laps hakkab kontrollima oma õppimist. Õnneks on palju uuringuid ja kogemuseid USA, Saksamaal, Iisraeli, Inglismaal, kus lapsed hakkavad õppima, mis on nende potentsiaal ja hakkavad arendama seda. Me oleme märganud, et palju lapsed, kes ei tee hästi akadeemiliselt, emotsionaalselt ei tunne hästi, siis esimene asi, mida me peame toetama, on see emotsionaalne tasakaalu. Selle kõrval siis tuleb sotsiaalsed suhted ja oskused ja siis akadeemiline õppimine hakkab toimuma. Tavakoolis me oleme harjunud, et akadeemiline õppimine on kõige olulisem, aga me ei keskendu väga emotsionaalse tasakaalu või sotsiaalsete oskuste arengu. Vabandust, ma ei tea, mis. Ja lõpuks see on raske. See hirm on elu osa. Meile oleme valmis koos vanematega istuda, leida alternatiivi lahendusi. Meil ei ole see üks suur sobib kõikele. Me mõtleme, kuidas me saame toetada lapsi oma individuaalsuse. Kuidas me saame korraldada see seltskond niimoodi, et lapsed tunnevad hästi, tunnevad väärtustatud. Ja praegu ma pean ütlema, et see on väga positiivne kogemus. Ja me arendame, me õpime ja me tahame koostöö vanematega teha. Aitäh ja siis kuuleme küsimusi. Me oleme siis üks kool, et Tallinna Kunstigümnaasiumis, et see tekitab tavaliselt küsimusi. On siis lihtsalt selline klassitüüp, kui muidu on ABC klassid, siis meil on S-klass ehk siis Suvemäe klass, kui kõik õpilased lähevad nagu dokumentide järgi, aga tegelikult siis koha peal õpivadki õpilased koos, täpselt nii nagu Charlie rääkis, kas siis nendes kohustuslikes tundides oma eakaaslastega, näiteks 1–3 või 4–6, aga näiteks ka mina annan keemiatundi Suvemäel ja minul on ka keemiatunnis 6. ja 7. klassi õpilased, kuigi keemia nagu tavakoolis hakkab alles 8. klassis. Ehk siis niimoodi nad saavad neid tunde ise valida, kui see neile tunniplaani sobitub. Ja siis nad lõpetavad ka Tallinna Kunstigümnaasiumi, kui 9. klassis kool saab läbi kõik eksamid, tasemetööd vastavalt siis sellele aastale või sellele olukorrale, mis siis kehtib parasjagu. Et tegemist ei ole siis nagu erakooliga, vaid ta on siis munitsipaalkooli juures tegutsev kool, aga kuna ta
on oluliselt personaalsem, siis see tähendab, et riigi nagu raha ja toetust ei jätku, et nii personaalset haridust pakkuda. Et sellepärast ongi siis trimestripõhine tasu ja siis Suvemäel on eraldi olemas ka MTÜ, mis siis kirjutab projekte ja nüüd on saanud igasuguseid akrediteeringuid, et on võimalus saada ka vabatahtlikke siin, kui nüüd riigipiirid rohkem lahti lähevad teistest riikidest. Ja me oleme mõelnud ka nii, et kui mõnel vanemal ei ole soov seda raha maksta, siis palju suurem väärtus on võib-olla vanema mõnel panusel, et näiteks vanem soovib võib-olla tulla ise viia läbi mõnda huviringi või soovib mingid, ma ei tea, töötab kuskil trükikojas ja jääb tal paberijääke üle, siis soovib neid kooli tuua. Ehk siis oleme ka valmis teistmoodi seda panust lahendama, et ei pea olema ainult rahaline panus. Et aga palun küsimused, jah, et selle jaoks me siin oleme. Mul oleks üks küsimus, aitäh presentatsiooni eest. Tere! Kui ma vaatan tunniplaani, et kui palju asjad on omavahel integreeritud? Selles mõttes, et päris elus nagu matemaatika ei ole eraldiseisev nagu muudest asjadest, et see on alati mingi suurema projekti raames ja nii edasi, kus on vaja matemaatikat näiteks. Me jälgime õppekava. Eks ole, aga me teeme niimoodi, et kui on näiteks raske lastele, siis me leiame alternatiivi. See ei tähenda, et laste ei õpi matemaatika, aga me leiame koos teistega matemaatika võimalusi. On situatsioone toimunud, kus laps näiteks 3. klassis täiendab kõik kohustused ja saab väga hästi hakkama. Siis me toetame teda, et ta saaks ka natuke väljakutse saada 4. klassist näiteks. Siis enam-vähem on see, et me lähme lapse tempos. Kui on väljakutse, siis me korraldame konsultatsiooni. Et ta istub siis koos õpetajaga, me vaatame mingi materjalid ja ressursid, mis saavad anda ka visuaalselt tagasiside lastele. Et ma pean ütlema, et on enam-vähem sama aega kui tavakoolis, aga tegelikult on niimoodi, et kui grupid on väiksed, me ei raska liiga palju aega distsipliini kordama või korraldama. Sest lapsed ise hakkavad, kuule, vaikselt, eks ole, praegu on õppimine. Kui sa ei taha, siis mine ära. Ja siis me leiame, miks see laps segab praegu. Täpsustan, et mu küsimus tegelikult oli natuke teine. Küsimus oli selle kohta, et päris elus nagu väga harva juhtub niimoodi, et mingi konkreetne, ütleme näiteks matemaatika on ainult puhas matemaatika, kui sa just oled teadlane. Nagu päris elu probleemides on matemaatika segamini teiste ainetega. Et küsimus on selle kohta, et kui ma tunniplaani vaatan, siis ained on justkui eraldi, aga kui palju te integreerite erinevaid aineid kokku ühte projekti, et mitte ainult lahendada matemaatika ülesanded tund aega järjest, aga integreerida kokku. Ma annan näide. Praegu meil on matemaatikatund. Meie eesmärk on see, et on mitme distsipliinid koos, aga praegu me teeme matemaatikatund. Kuidas me korraldame niimoodi, et on nagu päris elu probleemid või väljakutsed. Näiteks minu tütar on 4. klassis, samas koolis, Suvemäel. Ja siis ma kuulen, kuidas nemad hakkavad räägima pindalast. Ja kuidas hakkavad koos õpetajaga arvestama on see, et mis me saame arvutama. Minu laps otsustab, et ta hakkas joonistama ja arvutama oma pindalat oma korterist Pariisis. Kui ta on seal, siis ta hakkab joonistama, kui palju on see, kui palju see. Teine laps otsustas, et ta teeb skateparki oma stiilis ja siis hakkab kasutama oma huvide järgi. Järgmisest aastast me tahame teha midagi, mis inglise keeles on
on active math. See tähendab, et näiteks me hakkame ehitama golfiväljakul näiteks ja selle jaoks me peame siis arvutama, kui palju, eks ole, no füüsika on ka seotud. See on meie eesmärk, et me ei räägi ainedest, me räägime projektidest. See võtab aega, see on suur väljakutse lastele ka. Et me ei ütle, praegu me õpime seda, aga kui tulevad, okei, kuidas ma seda arvutan, siis me hakkame siis integreerima matemaatika oma huvide jaoks. See on meie plaan ja see on koolikultuuri osa. Ei ole ainult, kuidas me käitume, aga ka kuidas me õpime. Ma loodan, et ma vastasin. Võib-olla täiendan sellega, et see ongi see point, mis siis see vaba aeg on lastele, et seal vabal ajal peaksidki nad ise suutma nagu oma teadmiste põhiselt siis hakata initsieerima neid projekte või nagu ühistegevusi, et me esimesel aastal andsime neile liiga palju vaba aega ja siis neil oli see koolipohmell, ehk nad olid harjunud, et neil on tunniplaan ees, et nad ei tee ise mitte midagi. Ja siis me nägime, et see läks nagu kaoseks, et nüüd siis sellel aastal me olemegi proovinud 50% tunniplaanist ette anda, aga see ka natukene on frustreeriv, et võib-olla me järgmisel aastal leiame sellise tee, et ma ei tea, meil on 40% või 30% tunde, siis mingi osa on projekte, siis mingi osa on ikka see täiesti vaba tegevus, kus nad jäävadki istuma ise koos sinna kuskil kunstialale või mingi teadusalale ja siis lihtsalt sealt hakkab tulema ja siis oi, aga meil on ka vaja nüüd arvutada, mida meil on nüüd matemaatikat, et me oleme lihtsalt nii uus nagu kool selles osas demokraatliku, et me täpselt ei tea, mis töötab ja kuna me oleme munitsipaal, et me ei ole erakool, et erakoolina oleks palju lihtsam, et siis sa seal laveerid seaduste vahel, aga me peame täitma ka neid tasemetööde ja muude asjade nagu nõudeid ja eksamid tegema lõpus, et siis me natukene oleme natuke sunnitud mingis olukorras, aga me proovime ikka leida seda head keskteed. Ma saan küll aru, mis te mõtlete, et oleks nagu reaalseid tegevusi, mida elus on vaja. Et kui ma tahan ehitada omale nagu rularämpi, et siis mul on vaja nüüd hakata mõtlema, et mida ma siis kasutan ja et mis aineid ja kõike. Täpselt, pluss siis nagu antud juhul on näiteks puutöö, matemaatika ja joonistamine on koos, eks. See on super huvitav näha, kuidas 4. klassi lapsed hakkavad ehitama oma relvad, oma projektid. Ja siis Mihkel, kes on meie meisterdamine inimene, siis tema hakkab selgitama, okei, sa pead mõtlema seda, sest muidu see läheb kätki, kui on liiga nõrk, siis ise hakkavad praktiliselt ehitama ja aru saama need teemasid. Ei ole nii abstraktsed, see on meie eesmärk, et see on midagi, mis saavad puutuda. Palun. Veel küsimus. Karoliin või Laura, kas teil on küsimusi? Kas ma tohin küsida, kui vanad teie lapsed on, kellele te arvate, et Suvemäe võiks olla alternatiiv? Mina ei ole lapsevanem, et ma olen tehnoloogia taustaga, et ma pigem nagu uurin, mis koolides toimub ja nagu otsin kitsaskohti. Tore, me saame koos tööd teha. Vastupidi otsin nagu neid kohti, mis on hästi lahendatud. Aitäh. Karoliin või Laura? Mina ei ole samuti lapsevanem, et ma tulin ka lihtsalt kuulama, mis põnevat te seal teete, aga ma liitusin siit poole pealt, ehk siis ma ilmselt algusest kadus palju sellist üldist infot ära. Aga kuidas te muidu, võib-olla te juba rääkisite sellest, aga kuidas te kontrollite siis neid õpiväljundite saavutamisi, et ma saan aru, et see on üsna selline individuaalne, eks ole, et aga siis kui te Me kasutame aktiivselt ka töövihikut ja õpiku. Kui laps otsustab, et näiteks meil on üks teema, mis on hästi abstraktne, nemad saavad seda vastata õpiku või töövihikus. See annab, see tunneb ka, et nendele, eriti kui tulevad teisest koolist, et
et teevad asjad, eks ole, ka lapsed muretsevad, et kas ma õpin või ma ei õpi, osad hakkavad küsima, ma tahan 10 tunnit matemaatikas, mitte 3 või 4. Aga me teeme näiteks 5. klassis, me teeme 2 korda aastas proovieksamit, tasemetööd, vana tasemetööd, et siis koos nendega näiteks esimese proovitasemetööd me istume nendega ja me vastame koos. Teise tasemetöö, proovitasemetööd, siis lapsed ise proovivad ise vastada ja siis kontrollivad koos oma kaaslastega ja lõpuks me vaatame kõik koos, kuidas need ülesanded on tehtud ja siis on nagu, me teeme see ülevaatamine koos nendega. See meie jaoks on väga oluline, et me oleme riigikooli osa, me peame õpetama, aga ka me peame osalema tasemetööd, et nemad hakkavad kaduma see hirm, eks ole, et ei karda enam tasemetööd. Tasemetöö jaoks me tutvustame neid, mis need tasemetöö struktuur on, aga me saame vaadata, kus on nõrgad punktid, kus on suured väljakutsed, et koos saame istuda, me korraldame need konsultatsioonid. Praegu me saame selle aasta tasemetöö tulemused oli päris okei. Me oleme väga rahul nendega. Lapsed ka tunnevad, et ei olnud väga raske. Ja varsti me jagame vanematega ka ja lastega ka need kokkuvõtted. Ma segan vahele praegu korraks. Et põhimure või point ongi seal hindamisel see, et seda hindamist tehakse koos siis Suvemäel. Et siis õpilane ütleb näiteks, et ma tahan õppida ajaloos ära selle, ma ei tea, Tutanhamoni haua kohta ja siis ta õpib selle ära, teeb, ma ei tea, mõne esituse või midagi ja siis nad õpetajaga koos arutavad, et kas see nüüd on siis piisav või kas ta tahab nagu rohkem või kus ta tunneb, et on ja siis sellest kujunebki nagu hinnang. Seaduse järgi 6. klassini ei pea panema numbrilisi hindeid, nii et 6. klassini ei ole üldse probleem nii-öelda arutada koos õpetajaga läbi, et mis siis laps arvab, mis õpetaja arvab ja tegelikult on siis lapsevanem ka juures, kui ta soovib või kui on vaja, et just lapsel vaja ka vanema nii-öelda juuresolekut. Aga tihti nad hindavad ennast päris adekvaatselt ja ei olegi probleemi, et lihtsalt põhiline on nagu mõista seda, et Suvemäel on minimaalne siis nõue, mis igas aines me proovime nagu ära õpetada või õpilastega jõuda, on siis hinne 3. Ehk siis kui õppekava on koostatud hindele 4 ja 5 on siis kõik, mida tehakse rohkem, kui õppekavas kirjas on, siis nii-öelda selle minimaalse me proovime ära õpetada, aga me ei õpeta seda ära nii-öelda võib-olla selles klassis, kus see aine päriselt toimub. Näiteks kui 5. klassis hakkab ajalugu ja laps ütleb 5. klassis, et ei, ma praegu ei viitsi, ma tahan seda mingit muud projekti teha või ma tahangi eesti keelt ja muid asju õppida, et siis ta võib ka selle 6. ära õppida. Ehk siis tegelikult on õppekava täitmise hetked, need hetked, kui toimuvad tasemetööd või eksamid, ehk siis 3. klass on see, kui peab olema kõik selge. 6. klass on see, kui kõik peab olema selge ja 9. klass. Nii et tegelikult vahepeal, ehk siis 4. kuni 6. ei huvita kedagi, millal see laps ära õpib mingi asja, ehk siis seal ongi meil see vabadusaste, kus me saame siis opereerida nendega, et õpilane võibki mõni aasta öelda, et ma praegu ei taha õppida seda, aga ma õpin selle ära järgmine aasta või aga siis me lepimegi kokku selle vanemate ja lastega ja õpetajatega, et see läbirääkimine on selle hindamise juures kõige olulisem ja ma arvan või ma isegi tean, et see on palju nagu täpsem hinnang sellele siis läbitud õppekavale või see, mida nagu riik ootab, et me midagi ära õpime, et hinne 3 või 4, mis tavakoolis saadakse, ei ütle võib-olla üldse nii palju kui see. Ja 7. kuni 9. siis me paneme selliseid hinnanguid, et me ikkagi ütleme, et mis ained on läbimata, kui me arutame iga 2 korda aastas neid õpilasi ja siis kirjutame sellega välja nii-öelda tunnistusele, et need ained on õppimata ja see tähendabki seda, et need ained on siis 2. Või siis see aine on läbimata ja need asjad ei saa 2 jääda 9. klassi lõpus.
et õpilane ei saa otsustada nüüd 7, 8, 9, et ta ei taha keemiat õppida, et see ei ole võimalik, et siis kas ta siis õpib seda ise üksinda, tõestab seda oma sellele mentorile, kas ta siis õpib seda koos mingi sõbraga ja siis nad tõestavad või siis ongi, minul on keemiatund iga esmaspäev 9–10 ja kas nad osalevad seal, on seal aktiivsed. Ma ei hinda mitte midagi seal, me lihtsalt räägime, kodused tööd on vabatahtlikud, aga need, kes kõik ikkagi koduseid töid teevad, kes tunnis kaasa räägivad, need kõik läbivad selle aine, sest nad ei saa kaasa rääkida, kui nad ei mõtle midagi sellel teemal. Ehk siis see ongi see, et mina hindangi seda protsessi ja selle protsessi järgi ma saangi aru, et kui palju see laps nüüd õpib või ei õpi ja mõni siis saab ka aru, et ma peaks ikka see koduse töö ära tegema, et ma saan tunni alguses midagi rääkida, et siis ta peab ise selleni jõudma siin, et selles mõttes see demokraatlik haridus ongi natuke keeruline, et see laps peab ise õppimiseni jõudma, et ma ütlesin ka neile, mina olen keemia ära õppinud, minul ei ole vaja seda õppida. Et niimoodi see hindamine toimubki, et laps nagu ise jõuab selleni ja see arutatakse läbi, et seda on natuke keeruline mõista, sest me kõik oleme teistsugusest koolisüsteemist tulnud, aga eks see vaikselt hakkab tööle. See on väga oluline, aitäh Mari-Liis, et me hoiame meeles, et täpselt see protsess on kõige olulisem. Kuidas laps hakkab ehitama oma oskuseid. Me ei hakka mõtlema, et sisu on kõige olulisem. See sisu, kui me hakkame küsima praegu, mis toimus 18. sajandil sõjas, ma ei ole kindel, et keegi saab vastata. See sisu ei ole kõige olulisem, see on need oskused ja kuidas nemad ise hakkavad õppima maailmast ja ennast ka. Demokraatlik kool on üks asi. Meie alternatiiv ka arvestab, et me austame riiklik õppekava kohustuseid. See ei tähenda, et las ei tee midagi ja kui laps istub ja ma ei taha mitte midagi, okei, see on demokraatlik kool. Demokraatia ei ole see. Demokraatia on see, et on vabadus, aga ka on vastutused. Eks ole, meil on vaba aega arvestada või mõelda, mida teevad oma aega ja kui tahavad projektide kaudu või projektid või klubid korraldada, me teeme seda, aga vastutused on ka olemas. Siis me ei hakka mõtlema, et kui laps ei taha, siis las see olla. Vastupidi, kui laps ei taha, siis me hakkame koos mõtlema, miks ta ei taha. Palju lapsed tulevad ja ütlevad, ma vihkan matemaatika. Aga tegelikult nemad ei vihka matemaatika, nemad vihkavad need kogemused, mis kunagi oli. Kui mingi õpetaja karjus või oli mingi traumaatiline situatsioon. Aga kui hakkavad ehitama ja aru saama, vaata, ma oskasin seda teha. Hakkavad ka tugevdama, strengthening, teevad tugevamaks oma enesehinnang ja siis hakkavad proovima veel asjad ja siis küsivad appi ja siis võtavad riski ja siis küsivad küsimused. See on väga oluline. See protsess on kõige olulisem kui see lõpptööde. Aga siis need individuaalsed projektid, mida nad teevad või oma huvidel põhinevad projektid, et kas need on siis puhtalt hetkel käsitlevate teemade põhjal või siis on, ütleme, et matemaatikas on vaja saada selgeks lineaarvõrrand, siis see individuaalne projekt, mis ta teeb, ongi seotud siis selle lineaarvõrranditega, et lihtsalt oma huvist lähtuvalt või ta võib võtta ka, ma ei tea, 7. klassis mingi 9. klassi teema ja kuidagi seda siis oma sellesse projekti lõimida. Matemaatika, eesti keel, lõdusõpetus, need on tunnid õppekava järgi, aga me leiame lahenduse, mis sobivad lastele. Ma seletan ise seda, et see on nüüd niimoodi, et iga õpilane võib teha projekti ükskõik millest, millal ta tahab. Et kui näiteks ongi 1. ja 2. klassi õpilane tahab teha 12 erinevat sorti lima ja see lima teema on tegelikult seotud keemiaga, et siis ta võib selle keemia teadmise saada varem. Ja kui me nüüd loodame, et see laps jääbki selleks koguks ajaks meie kooli, siis me saamegi tema kaardil või tema andmestikus kirjagi panna, et ta on selle osa keemiast läbinud ja kui ta nüüd 8. klassis ei taha seda keemiat näha ja tahab üldse ainult joonistada ja maalida ja joosta ümber koolimaja, siis me võimegi seda lubada tal teha, sest ta on selle keemia tegelikult õpitulemused omandanud juba siis, kui ta oli 2. või 3. klassis. Et seda sellist liigutamist me saame teha, aga Charlie mõtlebki seda, et kui meil on
et põhiõppeained siis seal niikuinii need õpitakse läbi ja laps ikkagi, me tungivalt soovitame neil sinna minna, sest nad ei saa päris veel ise sellega hakkama, aga kui me tõesti näeme, et on niisugune andekas matemaatika nagu alane laps, kes tõesti suudab leida nagu rakenduse lineaarvõrrandile ka nii-öelda kas siis programmeerides või mingisuguseid mänge ehitades ja mingid näiteks Excelis mingeid nii-öelda kas või if võrrandi süsteeme juba luues on, et siis muidugi see ei ole mingi probleem, kui ta näiteks ehitab kellelegi mingi süsteemi, kuidas mõne lapse elu on kergem või ehitab näiteks Suvemäe koolile mingi õpilaste registreerimissüsteemi ja muidugi siis me arvestamegi seda ja siis me tegelikult saame ka vabastada teda nendest tundidest, sest meil on ka selline võimalus 3. kooliastme lastele, et nad lähevad näiteks kuskile praktikale, kas või kuuks ajaks või niimoodi kuskile töökohta. Meil ei ole seda veel keegi eriti kasutanud, sest me olemegi nii noored, et aga kui sinna läheb mõni õpilane, siis tal jääbki ju kõik õppimine pooleli ja ta saab minna süvitsi, kas siis mingi näiteks rõivadisainiga, programmeerimisega, midagi iganes, et siis ta lähebki sinna, ta tegelebki sellega, mis talle väga meeldib, et sinna on veel nagu tee minna, et eks meid on need lapsevanemad, kes meil praegu on ka natukene ramminud nii-öelda raamidesse rohkem, et sest vanematel on ka raske osta jõulukingitusi oma lapsele, et kui ta ei tea, mis hinded tal täpselt on või kui palju ta on õppinud, et me proovime nagu ikka hoida seda joont, et rohkem nagu vabadust anda, aga eks kui tulevad sellised lapsed ja vanemad, siis me saame ka rohkem seda nagu teha, et praegu me oleme pigem läinud, ma just ütlesin, nagu kinni rohkem, et oleme kuidagi läinud rohkem tunniplaani, et alguses meil oli ainult 3 tundi või? Ei, meil oligi aeg, lõuna, vaba aeg, et alustasime sellise tunniplaaniga, kus ei olnud nagu mitte midagi, ühtegi õppetundi olnud, aga nüüd me oleme, nagu te nägite, päris raamidesse läinud, et võib-olla järgmine aasta siis lähme alustame koos jälle, et vanemate tugi on siin oluline, et neid teiste koos kõigiga nagu suhelda ja jõuda selle nii-öelda mõistliku lahenduseni, et Charlie teab seda teaduskirjandust väga palju, et mis kõik töötab, aga et koha peal on ikkagi need õpilased, kes on ja need vanemad, kes on. Okei. Ega siis me täname. Kui teil on huvi, siis ma olen jaganud chatis sobiavaldus, kui te tunnete kedagi, siis me istume, räägime, vaatame, mis võimalusid on. Ja me oleme siin edasi ja proovime alternatiiviks olla. Aitäh! Aitäh teile! Nägemist! Päeva!